Tere tulemast tagasi Sillamäele, meretuulte linna. Nagu näha on, siis Mihhail Starodubtsev on kõvasti oma väraval sooja teinud, tampinud edasi-tagasi, sellepärast et nüüd, kui meeskonnad pooli vahetavad, siis tegelikult sinna Starodubtsevi värava ette visatakse korralikult liiva maha, sellepärast et tõenäoliselt on tegemist seal korraliku mudamülkaga. No Marko, nagu öeldud, ega siin poolajaga tegelikult 15 minutiga, mis siin meeskonnad asju arutada saavad, siis ega jalgratast ei leiuta ja näeme, et Tammeka peatreener, sakslane Uwe Erkenbricher tuleb ka sellise näoga praegu sealt tagasi, et tahaks praegu parema meelega Tartus kuskil üürikorteris nagu rahulikult sooja teki alla kohkonisse tõmmata, sellepärast et siin Sillamäel, kus no alguses oli ilm oli ikka päris halb, et vihm sajas sellise 45-kraadise nurga alla, et nüüd nagu tuleb siukest kerget seenekat ja tuul on ka nagu natukene alla tõmmanud. Ja on nagu olukord natukene positiivsem, aga vaatame siis seda teist poolega 5-0, mis Arokas läheb täpselt sama radapidi edasi nagu esimene poole, kui siin Tammeka ikkagi nii-öelda peatreener suutis oma mehi piisavalt motiveerida, et ikkagi tullakse natukene suurema hurraaga peale ja mängitakse ikkagi meeskonna au nimel, et siin nagu ei lasta endale lüüa 8-9 või siis 10 väravat. Jah, et ma olen nagu just seda meelt, et ma usun, et Tammeka mehed said võib-olla mitte niivõrd praegu riietusruumis taktikalisi juhendeid, kui just seda, et noh, nii-öelda äratada nad üles ja öelda, et kutid, et me mängime ikkagi praegu siin nagu nüüd järelenud mäng on vaja mängida nagu au peale, et mitte nii, et võrk nagu iga 10 minuti tagant sahiseb, et ütleme see 0-5 esimese poolajaga on juba nii-öelda piinlik omajagu, et praegu on vaja mängida nagu nii-öelda enda au nimel ja selle nimel, et lüüa see värav, ka näiteks au värav. Aga me näeme ka seda tegelikult, et Rasmus Tomson on väljaku kõrval koha sisse võtnud. Ja kas me näeme, et kes siis keskkaitsesse läheb, et tundub, et Prempet siin tõesti ei olegi riietusruumist mees enam välja tulnud, et kui siin esimese poolaja kuskil 40. minutil vend kõvasti hüppeliigesele haiget sai, siis tundub, et vigastus oli ikka piisav. Sellest tegelikult Prempet ei suutnud nagu taastuda, ei suutnud enam normaalselt väljakul liikuda, ei suutnud enam palli puhtaks lüüa, seda oli näha ja tegelikult sellest tekkis ka see 5. värav, kui Zahovaiko lõppkokkuvõttes lihtsalt läks 1-0 nii-öelda, lõi üksinda puhtasse väravasse. Just, et seda vahetust oli, seda me ennustasime ette ja see oli ka täiesti arusaadav, miks see tehti, küll aga on vahetusi ka Sillamäe võistkonnas. Jah, et Sillamäel tulevad väljakule samuti 2 uut meest, Denis Tjapkin ja Sergei Vihrov ja kes välja tulevad hetkel kohe jääme võlgu, aga õige pea saame teada, näeme, et Vunk on väljakul, aga tundub, et ei ole väljakul enam Nikolai Masitševi kui ka Ratnikovi vist. Ei, Masitšev on teisel pool olemas, Ratnikov on tõesti, üks, kes välja läks ja teine on siis äkki Marius Sinikis. Just, et ta sai ka selle esimeses pooles selle puuka nii-öelda sinna ja võib-olla ka ei ole mõtet nii-öelda riskida ja meest piinata, sest nagu me siin juba korduvalt öelnud oleme, siis mäng tundub, et on tehtud. Aga nüüd teise poole võtme küsimus on kindlasti see, et me näeme nagu Tammeka sisu, et kas meestel on seda sisu, et siin nii-öelda kõledas sügisilmas ja 0-5 kaotusseisus leida endasse nii-öelda võitlusvaim ja mängida sõna otseses mõttes oma au peale. Et õnnestuks 1 tagasi lüüa, parimal juhul võib-olla isegi 2 ja peaasi, et ikkagi nüüd järgmised 45 minutit saaks nagu taga puhta hoida. Aga teise poole algus on olnud üpriski rahulik ja tegelikult eks seda oli Sillamäe poole pealt ka oodata, et siin pea ees nagu peale ei lennata, et mäng on tehtud ja tullakse rahulikult. Mihrov teeb vahelt lõike otse väljalöögist ja paneb Kabajev Tammeka kaitset surve alla. Ja Sillamäelt Mihrov jätkab kohe küljeaudist. Aidara leiab uuesti järgmine küljeaut. Mihrov paneb palli mängu, Vunk. Zahovaiko
Zahhovaiko jätkab vasakule äärele, kus on Pavel Aleksejev, uuesti tagasi Zahhovaikole. Rahulikult saavad Sillamäe mehed kombineerida. Masitsev läks nüüd 1-1 ette võtma, aga seal Tammeka kaitse on õigel ajal õiges kohas. Et Ivanov üritab seal pöörata, aga natukene optimistlikult Ivanov ikkagi üritab neid olukordasid lahendada, et siin Sillamäe poolikud niipea kui tekib pallikaotus. Me rääkisime sellest ka esimese poole ja lõpus. Väga kiiresti suudetakse meeskond nii-öelda rünnakufaasist kaitsefaasi ümber organiseerida ja Tartu Tammekal tegelikult üle poole neid variante on võib-olla esimesel poole ajal mõni üksik oli, kui nüüd väike variant on, aga uus mees väljakul, Vihrov, lahendab külma kõhuga selle ära ja paneb palli edasi Aleksejevile, kes lööb selle palli puhtaks. Masitsev ja jätkab, leiab üles Vungi ja nüüd on Vungil ruumi, et tõusta. Kabajev on olemas paremal äärel, läheb ka Zahhovaiko, aga kohtuniku lipp tõuseb, oleks muidu läinud Zahhovaiko 1-1 väravavahiga. Ja Zahhovaikol on täna siin suluseis tulnud juba sama palju kui Sillamäel väravaid, ehk siis palju. Jah, et siin on, kui ma nüüd räägime sellest just seda, et paljud Sillamäe rünnakud said esimesel poolel alguse just sellest, et kui sa ütlesid, et Sillamäe orienteerub kiiresti ümber rünnakust kaitsesse, siis vähemalt sama kiiresti orienteeritakse ümber nagu kaitsest rünnakule, ehk see üleminek oli väga kiire ja ütleme, päris nii-öelda arvestatav protsent Sillamäe rünnakutes sai alguse just sellest, kui Ivanov ees palli kaotas ja just selleks hetkeks, kui kogu Tammeka võistkond oli nii-öelda järgi tõusmas ja sellised nii-öelda pallikaotused seal ees lõpevad tihtipeale nagu vastase ohtliku rünnakuga ja seda me nägime ka, et ja nüüd praegu joonistus ka väga hästi kahe meeskonna taseme vahe välja, et kui Tammeka üritas praegu väga kõrgelt survet peale teha ja kui filigraanselt Sillamäe meeskond selle surve alt välja tuli järjestikuste söötudega kaitseliinis, see piirdus kõik sellega, et Tammeka pidi lihtsalt taganema ja Sillamäe sai rahulikult taaskord hakata oma poole pealt rünnakut ehitama. Ja endiselt pall Sillamäe valdusest, Tšapkin palliga leiab Masitsevi, palli kaotus on lähedal. Korraks ette, aga pall jääb Sillamäe kätte ja praegu võib öelda, et mäng läheb sama takti all nagu esimene poolaeg, küll aga Sillamäe ei ole veel see poolaeg saanud ohtlikult löögile, aga nüüd on jälle siin Vungi sööt Aidaara suunas, aga seekord Lukjanov on õigel ajal väravast väljas ja nopib selle palli. Ei jäänud palju puudu tegelikult. Aga nüüd on Vihrov eksimas. Jah, aga samas ütleme, et Tammeka rünnakuüritused ikkagi sumbuvad nagu päris kiirelt. Esimesel poole ajal mäletame üks variant ainult oli, kui siin omavahel tegid Jõgi ja Tamm koostööd paremalt äärelt ja see päädis siis sellega, et sai Tamm ka üpriski kasti paremast äärest palli keskele senderdada. Ja milline suurepärane rünnak. Ja 2-1 rünnak praegu, aga Kabajev läheb seal hättrikki tegema. Ja Zahhovaiko on natukene nördinud ja ootas seda söötu sinna kõrvale, mis oleks pidanud kindlasti tegelikult tulema, ei tundunud, et Zahhovaiko seal suluseisus oli, pigem läksid mõlemad ühel joonel. Ja nüüd on Tammeka võimalus. Tiirik vasakul äärel. Üritab Vihrovi ette võtta, Vunk on abis, seal läheb sööt keskele, kus on Teko, aga sama kiiresti, kui see rünnak algas, see rünnak sumbub. Kabajev, Vunk ja Vunk tuleb keskelt. Ühe lihtsa liigutusega tõmbab kogu Vungi esimene puude juba oli nagu liikumisele, konkreetne suund oli teada, teine puude ka kõrval, aga sööt läks natuke liiga pikaks. Aga ütleme, see on ka asi, mis neid võistkondasid täna nagu selgelt eristab, et ühel meeskonnal on nagu konkreetsus kindel suund, aga nüüd on Tiirik säärest palli saanud, aga sööt keskele ebaõnnestub täielikult. Otsest Aradupsi üle, võib öelda, et vasak jalg vedas alt praegu. Ja taaskord Martin Vunk siis võtab üles Sillamäe järgmist rünnakut. Aidaara ei ole survet peal, Aidaara saab rahulikult tõusta, siiamaani survet ei ole, sööt keskele, kus on Masitsev järjekordselt täielikus üksinduses. Zahhovaiko mängib seina Masitseviga, Masitsev saab veel tõusta, nüüd üritab jätkata vasakule äärele, kus on Tjapkin, Tjapkinilt tuleb sööt keskele ja Lukjanov raskustes, aga suudab selle palli ikkagi. Aga teine pall on taaskord Sillamäe ja Toomsa hindab valesti seda palli põrget ja nüüd on Kabajev jällegi paremal äärel. Ja tsenderdus Aidaara lööb ja ilus sooritus, aga läheb täpselt värava keskele, kus väravad seekord on valmis. Ja taaskord Aidaara nagu saab kastis üpris vabalt löögile, et taaskord on mängijad blokeerimata nagu kastis, et
et Tammeka kaitsjad jälgivad nagu ainult palli ja selle meeste liikumisi nii-öelda magavad pidevalt maha. Aga Väravai väljalöök samas läheb Tammekal otse outi, et noh, see on ka muidugi selline praak, mida siin nagu väga lubada ei tahaks kindlasti peatreener Uwe Erkenbricher. Just, see tõmbab meeskonna motivatsiooni kindlasti maha. Ja mis muudab, ütleme, Tammeka olukorra nagu lisaks sellele, mis siin toimub veel nukramaks, on see, et Paides, kus kohtuvad Paide linnameeskond ja Narva Trans on Narva Trans 1-0 juhtimas ehk Tammeka liigub praegu selgelt ikkagi seda teed, et tuleb hakata mängima veel üleminekumänge. Ivanov teeb survet, läheb pall ette ja Aidara on minemas seal 1-1, aga palli lendu ei hinnanud praegu väga hästi, nii et see pall kukub Aidarale pikk selga, aga Aidar on endiselt palli oma valduses. Aga ei ole jätku kuskile, nüüd võtab 1-1 ette ja saab sellest Audi väljaviske. No kui see mäng sellise tempoga edasi läheb, siis praegu tundub küll, et ei saa öelda, et Sillamäe mehed siin väga rahul oleks selle 5-0 tulemusega. Uued mehed on väljakul ja tundub, et kõik tahavad ka täna siin selles kohtumises jala valgeks saada. Kabajev tahab kindlasti hat-trikki teha. Nii et nii-öelda haistetakse verd ja haistetakse seda Tammeka nõrkust ja võimalust siin selleks, et lüüa palju väravaid ja mida üks jalgpallur enam ei tahaks küll lüüa väravat. Ja täna on selleks võib-olla üks hooaja parimaid võimalusi, sellepärast et Tammeka siiamaani vähemalt on olnud väga hambutu. Nüüd Ivanov keerutab selle, lõpuks saab ka teha korraliku söödu, aga Rasmus Tomson kaotab koheselt pärast seda palli. Maasitsev aga natuke kiirustas Maasitsev sööduga, natukene kiirustas, et Aidara oli küll kiirusega läbi minemas, aga hetk oleks võinud oodata, et Aidara oleks saanud suurema hoo üles ja siis ei oleks olnud kaitsjatel võimalustki järgi jõuda. Tartu rünnakust ei tule taaskord mitte midagi välja, Sillamäe endiselt teeb väga tugevat survet ka tartlaste kaitsesektoris ja Jõgi oli sunnitud selle palli outi mängima, aga nüüd Rasmus Tomson on natukene ruumi, et siin mängida, aga taaskord liiga kauaks, liiga pikalt teeb Tomson palliga, ei ole seda kuskile anda, ei ole neid loogilisi jätku, no vaatame, võrdleme nüüd Sillamäel, pall liigub ühelt äärelt teisele, söödud käivad nagu täiesti kaks erineva tasemega meeskonda, et noh, sellise mänguga tegelikult võib täiesti ausalt ja ma võin seda välja öelda ka, et Tammeka tegelikult vääribki seda, et minna ülemineku mängudele, sellepärast et olgem ausad, Premium liiga no hetkel Tammeka on vist 8, on ju, 8. 9, et 9. ja 3. meeskondade vahe ei tohiks nii kolossaalne olla, et üks meeskond tuleb ja sõidab lihtsalt teerulliga üle. Ükskõik mis tingimused või koduväljak või ebaõnn, siis aga nüüd praegu siin väga ohtlikult Tauno Tekko mängib siin nii-öelda tulega, et läheb päris jõuliselt nii-öelda palli suunas, et kohtunik sellises kohas võib isegi nagu kaarti näidata ja kui ta oleks mängijale pihta saanud, siis taaskord Aidara läbijooksu peale ja väravavaht tuleb välja, aga lööb palli küll kätega minema. Aga tundub, et on raskusi selle palli lennu arvestamisega, et siin on ikkagi vastutuul on nii-öelda, et või aga nüüd Japkin kaotab palli, aga see võidetakse nii-öelda Tammeka rünnak võetakse kohe kiirelt maha, et kui me nüüd räägime veel 3. ja 9. koha võistkondade taseme vahest, siis just, et isegi see seis ei ole täna nagu see, mis näitab praegu seda nii-öelda see kõige nii-öelda nukram on see, et Tammeka ei ole nagu suutnud täna veel siiamaani praktiliselt midagi nagu Sillamäe vastu korda saata. Ja kui siuksed minimomendid tekivad nagu praegu, siis tegelikult Sillamäe keskkaitsjad seal eesotsas Mindaugos Pagusisega on täna olnud täiesti raudkindlad. Mitte ükski pall pole sealt läbi läinud. Et noh, see jalgpall 90 minutit, see on täiesti, ütleme 99% kindel, et mõlemal meeskonnal peab mingeid variantegi tekkima, et siiamaani selle mängu jooksul üks moment on Tammekal tekkinud ja ka selle tegelikult Pagusis oli see, kes selle Tamme söödu, mis esimesel poole ajal paremalt äärelt tuli nii-öelda ära klaaris ja Tammekal, noh, ma võin ka eksida, aga pealelööke värava suunas ühe, ma mäletan, Mikk Tammo nagu tegi, aga see oli ju ka siuke üpriski pehmeke ja palli tabamist ei olnud, et tegelikult Starodubsev tänases kohtumises pole olnud sunnitud tegema veel mitte ühtegi tõrjet. Just, et need pallid, mis temale on tulnud, on nii-öelda lihtsad saagid ja nagu sa ütlesid enne, et noh,
et tasuks võib-olla nagu mingi hetk proovida, kui see võimalus tekib Tammekal, sest praegu me näeme, et Starodubtsev on lasnud nii-öelda käised alla ja vist pannud Bluesi sinna väravai särgi alla juurde, sest noh, nii-öelda ilm on jahe ja tasub proovida kas või kaugelt, kui mingit varianti on, et me näeme, et siin Tammeka hetkel kõige suurem probleem on see, et isegi kui pall võidetakse sellises olukorras, nagu praegu näeme, Mbongu tuleb, palliga üksinda tõuseb, aga ei ole mitte kuskile seda palli jätkata ja nüüd hetkeks muidugi praegu paremalt äärelt väga hästi oli see Philips, kes seal vabanes ja nüüd tekib Tammekal võimalus, Ivanov spordib ette posti, Philips ei anna sinna ja nüüd kasti joone peale, seal on Rasmus Tamson. Aga nüüd me näeme seda, et Starodubtsev on nagu valmis, et vaatamata sellele. Oli tegelikult Starodubtsevil õige positsiooni valik ja tõrje oli tegelikult üpriski lihtne. Tõrje oli lihtne, aga see on vaja ka nii-öelda ära teha. Aga see oli esimene korralik rünnak Tammekal. Jah, see oli tõesti sealt nii-öelda mõtestatud rünnak, sööd keskele. See löök jäi küll natukene pehmeks lõpus, aga noh, ütleme, see on see, mida tahaks nagu Tammekalt rohkem näha. Tammek on praegu kindlasti tunduvalt nii-öelda paremini mänginud kui esimene poolega, et noh, kuigi kehvemini on ka nagu raskem mängida. No siin Zahovaiko appelleeris käe peale, kätte ei vilistata ja näeme, et nii Zahovaiko kui Vunk, kes tegelikult on pigem selline kaitsev poolik, et siin väga tõsiselt enam sellesse mängu ei suhtu, et pigem nagu üritatakse ikkagi rünnakufaasis oma ära lüüa ja tegelikult need ongi need variandid, mis võivad tekkida Tammekal hetkel. Et tegelikult kui me vaatame, siis ütleme, Sillamäe on ka natukene nii-öelda selle mängutempo võib-olla alla löönud ja ei ole enam nagu see rünnakuteravus nii kiire, aga nüüd on taaskord Tammeka kasti lähistel ja võidab sealt Audi sisse viske Tammeka, et Sillamäe jah, et tundub, et nii mõnigi mängija, et on pigem mõtleb sellele, et kuidas saada kirja väravasöötu või ka värav, et esimene poolaeg me nägime ikkagi nagu tunduvalt meeskondlikumat mängu, ja kindlasti ka see, et mida me rääkisime ka just see kaitsest rünnakule ja rünnakult kaitsesse üleminek, et see on see, et kui praegu Sillamäe kaotab palli, siis me ei näe nagu nii palju seda, et nad kõik kohe maksimumjõuga tagasi töötavad. Ja tänu sellele tekib ka nii-öelda Tammekal, ma arvan, veel nii mõnigi võimalus. Tammekal hetkel on üpriski ohtlikus kohas karistuslöök ja mängijaid kastis on samuti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki lausa. Nii et tegelikult potentsiaali on, nüüd on vaja korralikku kvaliteetset tsenderdust ja tsenderdus ei olnud väga halb, aga lihtsalt väljaku kõige pikem mees oli pandud sinna ette posti kaitsma ja selleks oli siis Deniss Tjapkin. Ei oska küll mingeid täpseid andmeid öelda, aga visuaalsest pildist ütleks küll, et mehel on pikkus sinna 2 meetri kanti, võib-olla mõni sentimeeter alla, võib-olla isegi mõni sentimeeter üle. Et Tjapkin on hästi tulnud, et sellistes olukordades on nagu raske mängu tulla, aga nüüd Tomson jälle nii-öelda üritab, kaotab küll palli, aga me näeme seda, et ta üritab, et see on ka, ütleme, juba samm edasi võrreldes esimese poolega. Ja seekord Sillamäe kiirrünnakust midagi välja ei tule, sellepärast, et tullakse 3-kesi 6 vastu, võetakse taaskord tempo maha, tagant läbi ja taga on Pagusis, jätkab Vungile ja Vungil on praegu palju ruumi. Vunk jätkab Zahovaikole, Zahovaiko seina, Vunk nüüd natukene liiga pikalt võtab ette ja seal on Tekko, võtab selle palli ära, jätkab Tomsonile, mäng jätkub, aga Tomsoni sööt oli natukene pehmeke võitu ja Philips selle pallini ei jõua. Masitsev, kohtunik, vilistab selles olukorras vea Masitsevile, ütleb, et lükkasid ümber vastasmängija. Et natukene on, ütleme, see Sillamäe aktiivsus nagu ära vajunud, ja omakorda, aga nüüd võidad, Zahovaiko ei jõua pallini, et samas nagu teistpidi jälle, ütleme, Tammeka on ka teist poolega selgelt nagu paremini mänginud, Tiirik vasakul äärel saadab Mungi kohvile, tuleb keskel, aga sööt on pehme ja ilusti tuleb praegu kaitse selja tagant välja, Tuudarev loeb seda olukorda filigraanselt ja see on ka see, mis iseloomustab täna seda mängu nagu, et Sillamäe kaitsed on nagu, tundub nagu sammukese Tammeka ründajatest alati eespool. Aga nüüd ei ole kedagi, kes küsiks sinna kaitseliini selja taha, kui Aidaragas on pall, aga siis mängitakse läbi ääre, Kabajev läheb kasti, aga väravaht on eksimas. Senderdus oli pehme, aga väravaht
oli natukene vale positsiooni valik ja oleks hakanud seal vaikselt üle väravavahi näppude minema, aga lõpuks ikkagi õnnestub Tammekate kaitse abiga see pall nurgalöögiks mängida. Mängivad kiirelt nurgalöögi lahti Sillamäe mängijad Masitšev palliga. Kasti taga on täiesti üksi, nii Aidara kui Vunk, et nüüd jäi Aidara natuke liiga kauaks palliga, et kasti taga oli ruumi, et minna löögile ja arvestades seda, kuidas Tammeka väravatlik Lukjanov täna mänginud on, siis tasuks kindlasti proovida. Igal juhul Lukjanovist küll mitte mingit sellist väga kindlameelsust ei õhku, eriti pärast seda, kui sul juba 5 palli on selja taha löödud. No võiks öelda, et ainukene värav, kus võib-olla 100% võiks, või ütleme siis 85% vastutust võiks panna tema arvele, on siis see 3. värav, mis sõna otseses mõttes karistuslöögis Tuuderevi esituses. Kui väravad sul käed püsti tõstab ja pall lihtsalt lõppkokkuvõttes ristnurka maandub. Ja nüüd me kuuleme, et Tammeka peatreener ei ole kohe mitte rahul nagu kohtuniku otsusega, kuigi me selgelt nagu rebimine oli, aga see, kas anda kollast või mitte, jääb ju selgelt nagu kohtuniku otsustab. Tundub, et kui kõik, mis võimalik, läheb viltu, et siis kellegi peale on vaja ikka näpuga näidata ja nüüd on Uwe Erkenbricher lihtsalt näpuga näitamas kohtunike suunas. No võib-olla ei olnud kollase kaardi olukord, aga ju siis kohtunik teab, et on neid eksimusi olnud siin teisigi juba esimesel poolajal ja nii-öelda konto on juba üpriski korralik ja siis tuleb sinna kollaseid kaarte ka kostitada. Vahepeal tundub, et Sillamäe on võib-olla ette valmistamas oma kolmandat vahetust ja täpselt niimoodi ka on, et mäng on tulemas Kosuke Usami. Jaapanlane, kelle kohta eriti ei oska nagu mitte midagi öelda. No eks see toob kiirust juurde, et Usami võib mängida nii ründes kui ääres, aga nüüd Tammeka tuleb taaskord üle, sööd keskele, nüüd on pall, aga ja nüüd Pagusis eksis esimest korda tänases kohtumises võib-olla, aga oli kohe tema paarimees Tudarev seal teda abistamas ja seega tegelikult iseloomustab Sillamäe mängu. Nüüd on viga. Nüüd Vihvrov tuli nagu sisse päris suure hooga, et sellistes olukordades tihtipeale karistatakse ka kollase kaardiga. Ja enne seda, kui karistuslöök lahti mängitakse, lastakse Sillamäel ära teha ka 3. vahetus ja vahetus on siis selline, et tuleb mängu Kosuke Usami ja välja tuleb Nikolai Masitšev. Ja, et Masitšev on täna oma töö teinud, et survestanud, löönud värava ja survestanud Tammeka kaitset nagu päris kõvasti, aga ma usun, et selle vahetusega ei muutu kindlasti Tammeka kaitsete elu nagu kergemaks, et Usami puhand kiire poiss, et eks ta sinna omakorda hakkab neile peavalu valmistama. Tiirik tundub läheb löögile, löök tuleb ja löök on üpriski hea ja tuleb Starodubtsevile natukene ebamugavalt, aga tuleb ka üpriski värava keskele, nii et Starodubtsev ei pea siin väga palju ennast temale kummale poole siirutama ja lihtsalt püüab selle palli kinni, kuigi see pall tuli nagu väga ebamugavale kõrgusele. Oleks see pall veel ühe põrke jõudnud teha, siis oleks võib-olla olnud natukene ohtlikum löök, aga vähemalt oli löök väravale ja neid Tammekal on vaja, et väravaid lüüa. Ja, just, et see pall põrkas küll natuke ebamugavalt, aga päris Starodubtsevi jalgade juurde ja ta sai selle palli kätte. Üks, mis näitab nagu seda, kui palju Starodubtsev tööd on pidanud tegema, on ka see, et nagu kui sa siin ennist tõid välja siin meeste nagu särgi puhtuse, siis ütleme, kui väravaht seisab ikkagi väravas nagu ja tal ei ole nagu ei mingeid porijälgi särgi peal, siis see näitab, et päev on olnud nagu päris kerge. Rahulik. Ja vihma ka sajab, ei pea pärast pesema minema ega midagi, oled puhas poiss, otse viikarid selga ja minema. Aga ühesõnaga tegelikult rääkides vihmast, siis vahepeal siin poole ajal see vihmasadu jäi nagu natukene kergemaks, ega nüüd on hakanud jälle natukene tugevamini tulema. Vihvrov pikalt palliga, nüüd Ivanov läks Vunki survestama. Ja ütleme, Ivanov natukene võib-olla nagu rumalalt veel jookseb keskkaitsetele otsa, et teades, et kaart on all, aga vähemalt ta näitab nagu seda, et tahtmist on, et Ivanov pole vähemalt alla andnud veel. Aga Sillamäe hoiab palli kindlalt, et kiiret neil kuskil ei ole, et hoitakse pall. Tammeka siin, ütleme, esimesel 10 minutil teisel poolajal tegi päris korralikku survet, üritas siin ikkagi Sillamäe seda mängukontrolli nagu natukene lõhkuda, siis nüüd näeme, et siin
mida minut edasi, seda raskem Tammekal ikkagi seda survet peal on hoida, siis kui Sillamäe hakkab vaikselt tagant ehitama. Ja nüüd Tammekal rünnak käimas, Mbongu Tiirikule, Audi sisseviise Tammekale. Nüüd võib-olla mängu jooksul nagu siiamaani üks väheseid kordi, kus Tammeka sai nii-öelda palli vastase poole peale käima, et lükati mõned söödud ja võideti Audi sisseviise, aga nüüd siit edasi pall keskele. Ja tuleb üpriski tühja tsooni, aga jõuab ka Philips esimesena pallini, aga nüüd on nagu suurem oht möödas. Jõgi. Aga kui rumal. Ja jääb seal natukene hiljaks ja teeb Pavel Aleksejevi vastu vea. Aga kollas kaarti sellest olukorrast ei järgne. Ja, et Jõgil on kollane kaart all ka, et see nii-öelda libeda väljakuga on ka see oht, et sa ei pruugi minna üldse selle mõttega, et ma tahan nagu nii-öelda lased nii-öelda libistada ennast, aga libised ikkagi tunduvalt rohkem kui kuiva ilmaga ja sellised asjad võivad ka teinekord lõppeda nagu kaardiga. Ja saame esimest korda palliga. Julgelt pöörab, vaatab ringi, lükkab palli tagasi. Zahhovaiko on pallile keskele vastu tulnud. Võib rahulikult pöörata ühele poole, teisele poole. Tjapkin leiab ilusti üles Aidara. Ja Sillamäe rünnak on siiamaani väga loogiline, rahulikult. Kabajev nüüd pikalt. Nüüd lükkab Vungile paremasse äärde. Vungilt tuleb senderdus ja senderdus on päris hea. Ja Zahhovaiko on seal ka ohtlikult peaaegu löögile pääsemas, aga see pall jäi ikkagi natukene selja taha ja jätkuolukorras nüüd suudavad Tammeka kaitsed vähemalt selle palli enam-vähem puhtaks saada, aga tagantsoonist tuli ka kauglöök. Kas oli Tuudarev? Proovis eemalt jah, aga seekord läks pall äravast mööda ja Lukjanov nagu kontrollis ka olukorda. Aga rünnak on löögiga lõpetatud ja Sillamäe saab oma positsioonid üles võtta ja asuda nii-öelda hetkeks kaitsetööl. Lukjanovi väljalöök tuleb loomulikult Ivanovi peale, aga Ivanov, kui ennist oli väljakul kõige pikem mängija, siis nüüd on teda pandud sellistes olukordades katnud Tjapkin. Ja Tjapkin on Ivanovist veel omajagu pikem. Nüüd Vihrov tuleb Tiiriku selja tagant ilusti välja ja võidab ka palli. Paruusis natukene raskustes, aga jõuab palli ilusti Starodupsevile lükata, kes lööb selle palli puhtaks, aga seal on Mbongu ja Mbongu tuleb nüüd taaskord väga ootlikult sisse ja tundub, et Tammeka mängijad hakkavad siin vaikselt näitama ka frustratsiooni ilminguid, et mäng ei õnnestu. Ei saa küll ette heita seda, et ei pingutata siin teisel poolel, aga Sillamäe on tempot maha võtnud, aga lihtsalt ei ole seda kvaliteeti, mis vaja on. Jah, et sellised olukorrad tuleb ka natukene nagu mängijaid kaitsta, et sellised nagu päris siuksed ohtlikud sisselivistamised peavad ikkagi saama karistatud nagu vähemalt suulise hoiatusega, et kui mänguseis on nagu 5-0 ja võitlus on üks asi, aga sellised tõesti nagu väga ohtlikud nagu sissetulekud, et neid nii-öelda vältida peab kohtunik ikkagi juba nii-öelda ennetavalt hakkama nagu hoiatama, enne kui asi nagu väga nagu jõhkraks läheb. Zahhovaiko teeb nüüd ilusa õhulennu ja kaotab palli. Tammekal on võimalus, aga natukene aeglaselt tullakse taaskord Tiirik, nüüd paremal äärel, aga Vihrov võtab puhtalt Tiirikult palli ära. Ja järjekordne Tammeka rünnak sumbub, Vunk rahulikult sätib palli. Ja lööb Zahhovaikole vasta kukalt, aga otsib teiselt poolt ja see on Kabajev mängu üks nii-öelda, aga kastis ei ole ühtegi Sillamäe meest praegu, Sillamäe mehed on väga rahulikult nüüd seda teist poolaega siin võtmas ja eks meeskond ka väga täpselt tunnetab, et Tammeka erilist ohtu ei kujuta. Just, et see isu, mis oli esimesel poolel, tundub, et on väiksemaks jäänud, et üritatakse küll, aga nüüd on Aidaral võimalus ja Aidara ei ole suluseisus ja pikalt purjetab seal palliga, kahe mehega teda peale, võetakse Jõgi ja Philips. Tjapin. Aga Tjapkin kaotab palli ja nüüd on puhtalt võtab Teko praegu palli ära. Tomson otsib vasakul äärel Tiirikut ja Tiirik üritab uuesti Vihrovi ette võtta, aga selles kahe võitluses on seis vist 4-0 Vihrovi kasuks. Tomson tuleb, paneb palli mängu, aga hoiab Tammeka natuke seda palli ja Tammeka peatreener ka karjub, küsige palli ja näeme ka, et keskkaitse pöörab ja ei ole seda loogilist jätku. No mitmes kord me tegelikult seda juba ütleme siin, et mehed jäävad palliga liiga pikalt, Sillamäe saab rahulikult tulla, joosta, survet teha
nüüd leitakse Tiirik vahelt. Lõpuks leitakse Tiirik, aga kohe on Tjapkin peal ja Tiiriku sööt, kas läheb otse outi ja kohtunik näitabki, et jah, ei olnud seal Sillamäe mängijate käed vahel. Uwe Erkenbricher loomulikult selle peale laseb nii kõvat naeru, kui vähegi olla saab, aga siin tegelikult tundus ka, et kuigi Sillamäe kaitse segas seal, kas oli see Tomson või Tiirikut, siis tegelikult Tiirik ise selle palli outi lõi. Vunk. Vungil on aega Maa ja Ilme, endiselt Vunk palliga. Nüüd leiab Zahovaiko. Zahovaiko küsib palli tagasi väga valjuhäälselt, anna siia. Nüüd on natukene... Lükatakse seina rahulikult ja see on nagu selles suhtes koomiline vaatepilt, et kui siin Tammeka peatreener karjub meestele work ehk töötage, siis kui lastakse kahel mehel seina lükata ühe koha peal grammigi liikumata mingi 4 korda, et siis nagu Tammeka meestel tundub, et on pulss üpriski laes ja enam väga palju tuhhi ei ole sees. Kabajev ja võidetakse nurgalöök just, et nurgalöögid olid esimene poolaeg väga ohtlikud, et Sillamäe poolt, et vaatame, mis saab seekord. Et pikkust on Sillamäel nüüd juures. Ja tulevad kasti nii Tjapkin kui ka Mindaugas Pagusis, kes seal tõenäoliselt esmajärjekorras neid nurgalööke ründamas on. Vunk tahtis võib-olla Zahovaikoga kiiresti lahti mängida, aga Zahovaiko läheb samuti kasti joone peale ja Vunk paneb sellise pehme palli ja Tjapkini peale. Aga taaskord teine pall on Sillamäe oma ja oleks natukene paremini palli omaks saanud, Aidara siis oleks kohe ka löögi koht olnud, aga nüüd Sillamäe asub uuesti ehitama. Zahovaiko on nüüd tõusnud praktiliselt sinna Martin Vungi koha peale. Jah, et sealt oleks võinud ikkagi mängida selle palli kasti, sest keskkaitse oli kastis ja ütleme nii, et pikad olid Sillamäel kastis, et see olukord ära kasutada ja pall uuesti sinna kasti mängida, et pikad saaks selle palli pärast võidelda, aga no nüüd on juba Sillamäe oma positsioonid üles võtnud ja võidavad palli tagasi. Udarev palliga, Zahovaiko nüüd keskel, tuleb Teko tagant palli ära võtma, aga astub Zahovaikole kanna peale, kohtunik annab vile ja Sillamäe jätkab mängu vabalöögist. Pagusis, Tuudarev, Vunk uuesti palliga, Zahovaikoga seina, ilusti tulevad palliga edasi Vunk ja Zahovaiko ja nüüd Zahovaiko spurdib keskel ja Vunk annab ka talle, kas Zahovaiko jõuab pallini? Jõuab ja on võimalus senderdada, aga pall läheb natukene liiga kaugele üle Aidara pea, aga sealt tuleb kohe järgmisest lainest Aleksejev uuesti Aidara palliga. Üritas nüüd kavalat söötu, aga nüüd nurgalöögi juures kõva võitlus käib, Aidara endiselt hoiab palli ja lükkab palli tagasi Aleksejevile. Tuudarev tõuseb, nüüd on Sillamäe vahelduseks kõigi 10 mehega Tammeka mängupoolel, ainult Pagusis seal keskjoonekandis puhkab rahulikult. Nüüd ei sööt natukene pehmeks. Aga Ivanov on üksi siin Sillamäe kaitseliini vastu ja peatreener ütleb ka, et oota, ära tee siin survet, sellepärast, et sa oled üksinda, sul ei ole palli võites, kuhuks seda panna. Zahovaiko on nüüd võtnud sisse koha keskpoolikuna, ei hakka siin ette enam üldse eriti trügima. Aga see ütleb selja taga palja väljakule, Vunk pakub ennast keskelt juba pikemat aega. Ja nüüd saab ka palli Aidara. Aga Aidara eksib ja Zahovaiko on viimased 2-3 minutit mänginud rohkem nagu just kui pall on Sillamäe käes nagu siin keskväljal. Ja võib öelda tegelikult, et Vihhrov, kes on tulnud siin Sillamäel parem kaitsesse, on tulnud väga hästi. Siiamaani pole tema ääre pealt eriti mitte midagi toimunud, et need üritused, mis siit on teinud enamasti Tiirik või ka siis Rasmus Tomson, et 1-1 vastu võitluses on selgelt iga kord Vihhrov peale jäänud ja ka seekord hetk tagasi võitis palli. Ja nüüd Tjapkin, Kabajev küsib palli, Tjapkin ei anna, nüüd lõpuks annab. Ja nüüd uuesti tagasi Tjapkinile, aga see sööt, Tjapkin ei olnud valmis selleks. Aga Kabajev jaksab veel tööd teha. No Kabajev tegelikult hooaja alguses siin ei olnud sellises vormis, kui eelmisel hooajal oli Kabajev väga heas vormis ja lõi palju väravaid, siis nüüd tundub, et hooaja lõpus on lõpuks Kabajev selle vormiga leidnud, et kui täna on löönud 2 väravat, siis eelmises kohtumises Tammeka vastu oli ka Kabajev 1 Sillamäe 2 väravast autor. Teise värava oli selles kohtumises siis Zahovaiko ja Zahovaiko samuti on ka tänases kohtumises jala valgeks saanud. Seis tablool endiselt 5-0, teisel poole ajal me rohkem väravaid ei ole näinud. Sillamäe endiselt kontrollib kindlalt seda mängu ja nüüd on ohtlik olukord. Kabajev on minemas, otsib söötu ja leiab üles seal Aidara.
koos libistatakse palli peale ja kuidas see pall väravasse ei lähe, sellest mina aru ei saa. Aga lõppkokkuvõttes seis tablool püsib ja Tammeka üritab järjekordset rünnakut üles võtta, aga see sulgub juba ööos. Vunk otsib nüüd Usakit. Ja suluseis. Aga jah, kohtuniku lipp on üles tõusnud, et Usami on seal suluseisus. Näeme ka korduses seda eelmist olukorda. Jah, et siin on nagu ka väike nagu ütleme erinevus võrreldes esimese poole, aga kus me näeme, et Tammeka mängib ikkagi neid olukordasid nagu paremini lõpuni, et olukorrad mängitakse lõpuni ja võideldakse senikaua, kuni pall on mängus. Nüüd Tammeka teeb survet. Vihrovi out läheb Tjapkini peale, aga Tjapkini lendab süle pea ja nüüd on Ivanovil esimest korda täna võimalus peale lüüa, aga on näha, et jalg on natuke tuim. Ja see palli tabamine jätab soovida. Löök läheb ja 4-5 meetrit väravast mööda, et nüüd saab Starodubtsev taaskord seda mänguaega siin rahulikult vähemalt 30 sekundit edasi saata, kui lähevad siin pallipoisid pallide järgi. Starodubtsev ootab. Ja, et siin on nagu ütleme, et pea 80 minutit mängitud ja noh, praegu on tunda juba nagu seda, et mõlemad võistkonnad mõtlevad juba selle nii-öelda selle peale, et see mäng lõpuni ära veeretada ja kellelgi võib-olla enam erilist sellist nii-öelda kindlat ülesannet, et üks või teine tahaks nagu peaks selle värava lööma, et see on nagu nii-öelda jäänud vähe tagaplaanile, et need, kes siin algusest peale mänginud on, et need kindlasti juba vaikselt ootavad seda sooja duši, mis neid peale mängu ootab, aga see ei tähenda, et meil ei teki rohkem ohtlikke olukordi, et Aidara mängib keskele, aga seekord on Tammeka kaitse jälle oma kohal ja selles mõttes Tammeka on see pooleg mänginud kaitses ikkagi tunduvalt agressiivsemalt ja aktiivsemalt kui esimesel poolel ja tasuks on see, et teine pooleg ei ole neile löödud ühtegi värav. Ja Aidara endiselt pingutab väga kõvasti seal vasakul äärel, aga nüüd läheb pall ikkagi tema jalapuutest üle otsajoone, nii et Tammeka värava välja löök. Tuleb pikk pall ja on see sinna Philipsi peale suunatud, aga läheb see otse Aleksejevi saagiks. Aleksejev otsib nüüd Usamit, sööduga Usami võtab kohe ette, aga natukene ebaõnnestunud on see esimene puude ja Suss käis ka natukene all ringi, nii et ei saanud kohe ilusti koha pealt minema. Vunk, Tjapkin, Aidara. Aidara on siin teisel poolel, tundub, et Sillamäe meestest kõige rohkem tööd rabanud. Jah, et teda on jätkunud nii äärde kui keskele ja töötab ka ilma pallita, kuigi praegu me näeme, et siin praeguses olukorras jäid koguni nagu 5 Sillamäe mängijat üles, kui pall mängiti nende poole peale, et aga ei olnud kohviku momenti, Kogusis lasi ilusti selle palli läbi ja Starodubtsev sai ka natukene oma külmas kangeid jalgu liigutada. Vunk tuleb, otsib Kabajevit paremalt äärelt. Kabajevil on siin ruumi. Tuleb sööt Zahovaikole ja kas kollane kaart, jah. Siin kollase kaardi Zahovaikole sukeldumise eest. Et liiga lihtsalt kukkus, et oleks võinud proovida. See jalg oli seal küll ees, aga seda oleks saanud ilmselgelt vältida ja Zahovaiko alustas kukkumist ennem, kui toimus kokkupuude kaitsejalaga ja selle koha pealt võib öelda, et see kaart on nagu õigustatud, et saab meeskonna kapten protokolli veel korraks oma nime kirja. Esimese poolajad, kas oli teisel või esimesel üleminutil Zahovaiko 5-0 värav ja nüüd siis kohtumise 81. minutil ka kollane kaart. Ja tundub, et vabalöögist lööb palli otsa outi, nii et Sillamäel on taaskord võimalik oma rünnakut rahulikult ehitama hakata. Vunk, Tuudarev, Zahovaiko, Aleksejevile. Sillamäe hoiab rahulikult, et pole neil praegu mitte kuskile kiiret ja selliseid vägisi sööte nagu ei topita, et kui tekivad võimalused, siis mängitakse ettepoole ja hästi mängivad Zahovaiko ja Aidara omavahel kokku, et surve on peal, aga palli jääb endiselt Sillamäe kätte ja nüüd on Kabajevil võimalus. Ja Kabajev lööb ja lööb 6-0. Hat-trick, palju õnne
Jevgeni Kabajev. Et väga hästi, kui see rünnak algusest peale hoiti taga palli, kuni tekkis võimalus. Ja milline ilus filigraanne esimese puutega parema jala välisküljega löök. Siuke sisse poole keriva vindiga ja otse värava küljevõrku. Jevgeni Kabajev on siis tänase mängu, võiks öelda, kõige väärtuslikum mängija. 3 väravat, veel on aega ka 4. rihtida. Jah, et ütleme, et siiamaani tegelikult Tammeka teisel poolel sai hakkama. Et aga see värav oli vast, see mida me nii-öelda esimene poolaeg võib-olla ootasime või näha tahtsime natukene rohkem seda nii-öelda kombinatsioonilist mängu ja mis lõpeb siis sellise nii-öelda väravalöögiga ja see oli praegu just see, nagu, milles tegelikult Sillamäe on tugev ja milliseid väravaid nad on löönud ja see hooaeg päris palju, et nüüd on Saamile otsitakse kaitseliini selja taha, aga Vihrov on taas jälle oma koha peale, saab ilusti hakkama, et nüüd väga hästi targalt võttis ka tempo maha, ei hakanud Kabajevile seal palli pressima, polnud söötu, aga nüüd Kabajev on taas kord minemas paremalt äärelt ja Kabajev kas jõuab esimesena selle pallini? Ei. Ja läheb see pall külje outi. Ja, et seekord oli Šabanov esimesena palli juures ja likvideeris selle ohtliku olukorraga, kuigi täna tundub, et nii kui Kabajevi nime nimetame, nii on kohe nagu ohtliku olukord. Aga tal on hästi mängitud, ta hoiab seda äärt hästi lahti seal ja keskväljalt nii Vunk kui Tjapkin on teda päris palju nende söötudega toitnud. Ja esimene pooleaeg samamoodi Ratnikov, et igal juhul on Kabajev, nagu sa ütlesid, tänase mängu, lisaks sellele, et ta need 3 väravat on löönud, on ta nagu väga palju ohtliku ja töötab tagasi ja ma usun, et Sergei Ratnikov, Sillamäe peatreener, on taga kindlasti väga-väga rahuldav. Aga mis puutub teistesse mängudesse, siis see, mida oli arvata, saab ka teoks, et Levadia kindlustab omale täna meistritiitli, sest Infoneti vastu juhitakse juba 3-0 ja Infoneti poole pealt on 2 mängijat väljakult eemaldatud ja ütleme, kõik märgid näitavad praegu seda, et meistritiitel on tänaseks kindlad. Vihmasadu siin taas kord Sillamäel meretuulte linnas, nagu selle linnas slogan ütleb, läheb aina tugevamaks ja siin kõikide mugavustega kommenteerimisboksis kipub olukord üpriski märjaks minema, aga tundub nüüd, et see mäng ikkagi purjetatakse siin üpriski rahulikult oma vankumatu finišini. Ainuke küsimus on selles, et kas Sillamäe paneb siin ühe veel või mitte. Martin Vunk veel kukub, apelleerib peale, aga ta isegi tundub, et ei apelleerinud seekord, et kraapsas kiiresti püsti ja oli jälle mängus sees, aga ütleme, kui Tammeka siin vahepeal kuskil 15-20 minutit mängis nagu päris hästi, et suudeti isegi pall toimetada vastase poole peale nii, et see sinna püsima jääb ja tekitati isegi selline üks ohtlikum olukord ja paar sellist vähem ohtlikku, et siis ütleme, praegu on jällegi tegelikult, nüüd tullakse küll paremalt äärelt, aga Tuudarev on nii-öelda kontrollib seda olukorda. Praktiliselt nii vähe, kui neid variante Tammekal on olnud, siis Sillamäe kaitse ei ole ka kordagi eksinud. Ja kui on sellised mikroeksimused olnud, siis on alati nii-öelda paarimees ei ole jäänud ootama, et küll teine ära klaarib, vaid alati ollakse valmis. Just, et see on ka nagu üks põhjus, miks neil praegusel hetkel taga 0 on, et on nagu see, et see julgestus on olemas, et sellise ilmaga on tegelikult neid eksimused ikkagi nagu kerged tulema. Et jah, et niisuguse libeda ja sellises kohas, sellisel väljakul, mis on tahes-tahtmata nagu väljak muutub natuke mudaseks, et neid eksimusi võib tulla ja siis on eriti oluline, et nii-öelda teised mängijad sind julgestavad ja kui tulebki eksimus sisse, siis on nemad need, kes selle nii-öelda lapivad ja parandavad. Saami teeb kõvad survet nüüd ja vilistatakse talle ka viga vahepeal siin. Bongo ja Vunk küll
hakkasid omavahel, kui pall oli kahe vahel, võitlema klassikalises sumomaadluses. Või siis mudamaadluses. Või siis mudamaadluses. Et eks siin ikka selliseid nii-öelda kahevõitlusi ette tuleb mängus. Kabajev küsib palli, Vunk näitab talle, et spurdi mööda äärt, Kabajev ei lähe ja lõpuks Vunk annab Usamile Mikroovile tagasi. Jah, et mis on toiminud Sillamäel hästi on nagu, just sellised söödud, läbisöödud sealt nii-öelda kahe Tammeka kaitse vahelt, et võib-olla sellised pikad diagonaalid lähevad täna nagu, kui nad võtavad põrke, nad lähevad tihtipeale pikaks, et ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks Vunk ei andnud sinna Kabajevile äärde praegu, aga viidi üle, Tjapkin võttis palli, lükkas sealt kahe kaitse vahelt ja nüüd võidab uuesti palli ja no Jõgi praegu võttis ilusti Aidaralt palli ära, aga üritas ise liiga palju ära teha ja kohe kaotas Tjapkinile selle. Ja nüüd taas kord ei suuda Tammeka mängijad palli puhtaks lüüa ja Tjapkin ja Mihhrov lükkavad seina. Vunk, Tuudarev, taas kord on Sillamäe mängijad kõik 10 käisi oma poole peal. Ohtlik pealelöök Tuudarevilt, võtab ka põrke, aga seekord on Tammeka väravaht valmis, avab kohe pikalt. Ja Tuudarev väga kindlalt praegu peaga lükkab palli oma väravavahile Starodubtsevile, kes selle püüab. Ja Sillamäe võib rahulikult taaskord hakata seda palli lükkama. Nüüd tuleb Aleksejev üksinda päris pikalt Vungile keskel. Jah, et ütleme, kui me siin need mõned hetked väiksed sähvatused nagu Tammeka poolt nagu välja jätame, siis tegelikult täna on, mäng on olnud ikkagi nagu ikka väga... Millist tööd teeb praegu Mihhrov? Väga kontrolli all, nagu Sillamäe kontrolli all ja see, et need olukordasid nagu on väravaks vormistatud 6 korral, siis ja Mihhrov saab jälle palli, et mängib siin Tammeka ikka juba korduvalt üle. Taaskord Tammeka klaariks löömine ebaõnnestub, aga tuleb ka Aleksejev annab ebatäpse söödu ja nüüd tõuseb Jõgi keskelt. Aga väljak on siin tugevneva vihmasajuga nüüd muutunud tõeliseks liuväljakuks. Ja ülikeeruline on siin mängijatel suunda emmas-kummas suunas muuta, et kipub ikka väga lappama ära minema. Nüüd joostakse siin omavahel veel kokku Jõgi ja Zahovaiko. See nüüd tundub natukene nagu selline olukord, kus selle vea võib anda tegelikult mõlemale poole. Et Zahovaiko lükkas söödu, jooksis edasi ja põrkasid kokku, aga kohtunik otsustas seekord niipidi ja kohe on mängitud normaalaja viimasest minutist üle poole ja vaatame, palju siin kohtunik meil normaalmängu ajal 90 minutile lisaminuteid annab. Ilmselt, kuna teisel poolajal siin väga palju mänguseisakuid ei ole, et siis piirdub kohtunik võib-olla 2 minutiga. Jah, et mängu jagu vigastusi oli esimesel poolajal ära, et see sundis ka... Vigastusi, vahetusi, väravaid ja kõike. Jah, et põhimõtteliselt on ju tehtud teise poolaja nii-öelda ajal üks vahetus ainult. Zahovaiko leiab nüüd Vungi, Vung paneb värava ette, kus oli Usami, aga see oli üpriski lihtne pall praegu Tammeka väravahil ja küsimus lõpebki täpselt kui 90. minutil ja Sillamäe Kalev võtab siit ülikindla täieliku seljavõidu Tartu Tammeka üle 6-0 on lõpptablool. Mäng oli tehtud juba sisuliselt esimese 20 minutiga, kui Sillamäe siis juba juhtis 3-0. Lõpuks õnnestus veel 3 väravat peale lüüa, jala said valgeks siis eesotsas loomulikult Evgeni Kabajev, kes lõi kohtumise viimase värava ja tegi hätriki. Kapten Zahovaiko lõi ühe värava lõi Nikolai Masitsev ja ühe värava lõi ka Igor Tuudarev. Ja Tammeka pusis, mis ta pusis, rääkisime, mis me siin rääkisime, jalgratast lõppkokkuvõttes ei leiutatud, ei olnud täna mitte mingit rohtu Sillamäe vastu. Kui siin teisel poolel olid üksikud momendid, et midagi nagu toimus, siis tegelikult millegi konkreetseni ei jõutud. Üks pealelöök vist tuli Starodubtsevile ja üks oli ka karistuslöögist, mille sooritas Tiirik, mille Starodubtsev kindlalt püüdis. Teine pealelöök oli samuti natukene pehmem Rasmus Tomsonilt. Aga see oli ka kõik, milleks Tammeka täna võimeline oli. Loomulikult segasid sunnitud vahetused, mida oli vaja teha 2. Samuti tuli ju mängu Mikk Valtna juba ka kuskil 30. minutil või natukene peale, kui peatreener Uwe Erkenbricher ei tea, mis pärast ei olnud rahul Heiko Tamme tegemistega, vahetati tema välja.
no üldjoontes võib öelda, et tartlased sõidavad siin väga noruspäi tagasi nüüd sinna Emajõe Ateenasse, et Marko, kuidas sina selle mängu lõppkokkuvõttes kokku võtaksid, et no ma arvan, et kõik on vist juba öeldud, tabloo räägib oma juttu. Jah, tabloo, ütleme selles mõttes Tammeka saavutas küll, või noh, ütleme teisel poole ajal selle, mis sai olla selle mängu nagu teise poole ja eesmärk, et mängida nii-öelda au peale ja noh, ütleme see, et neil see üks värav löödi, kuidagi asjade loogiline jätk. Jah, et esimene, teine poolega, ütleme just need, kuigi ka teisel poole ajal Sillamäe hoidis nagu rohkem palli ja noh, ütleme ka need läbisöödud ja söödud äärde sinna Kabaevile ja noh, ütleme Aidara, kes sinna vahepeal äärde oli liikunud, siis see, mis sealt edasi toimus, oli ikkagi võrreldes nii-öelda esimese poolega öö ja päev, et kui esimene poolega oli pidevalt kastis nagu keegi vaba, et siis teine pooleg seda ei olnud ja noh, ütleme, löödi lõppkokkuvõttes neile teine poolega üks värav ainult, et noh, ma arvan, et me võime öelda ainult, kui esimene poolega on 5 tükki löödud, aga ütleme, Sillamäe täitis oma ülesande Tammekal, jah, Tammekal on nüüd olukord ikkagi nagu väga raske, sellepärast. Aga tuleme siis just Sillamäe olukorra juurde, et Sillamäe nüüd täpselt ühe võidu kaugusel ja kui ma õigesti mäletan, siis Sillamäel seisab ees siis järgmises voorus kohtumine Tallinna Kaleviga võõral väljakul. Jah, et nii ta on. Ja kui seal õnnestub võit võtta, siis on Sillamäe endale ka kindlustanud sõltumata sellest, mis juhtub viimase vooru kohtumises FC Flora vastu pronksmedalit 2013. aasta Premium-liigas ja kindlasti kõik arvesse võttes keerulist hooaega treeneri vahetust, siis usun, et Sillamäe omanikud, mängijad ja ka treenerid selle tulemusega peaksid rahul olema, aga tegelikult ei maksa unustada ka seda, et Tallinna Kalev siin viimastes voorudes on ju tegelikult teinud väga head mängu ja tõusnud siin täiesti Infonetile kandadele, et viimasest 4 kohtumises enne tänast kohtumist on siis saanud Tallinna Kalev 3 võitu, 1 kaotuse, 9 punkti, et see Kalevi-suguse meeskonna jaoks on ikka väga filigraanne lõpuspurt olnud. Just, et Kalev küll täna kaotas Nõmme Kaljule, aga ütleme noh, nagu kaotas ka Infonet. Jah, et kaotas ka Infonet Levadiale ja siinkohal on meil võimalus soovida kogu Levadiale, et me saame soovida Levadiale palju õnne, et nüüd tänaseks on nii-öelda see meistritiitel kindel ja ütleme, noh, Kalev kodus, ütleme, sügise edenedes, noh, nüüd ei tea, võib-olla seal tehakse muudatus, mäng tõstetakse võib-olla sinna kunstmuru peale, võib-olla mitte, et noh, et väljak Kalevi staadioni, nii-öelda see peaväljak ei ole just nagu ideaalses korras. Aga noh, mul on ikkagi tunne, et kui me veel arvestame seda, et Narva võitis täna Paidet võõrsil, et siis Tammeka peab arvestama ikkagi sellega, et hooaeg venib pikemaks üleminekumängude näol. Aga Sillamäe, noh, ütleme nii, et kuld on käeulatuses, et nüüd tuleb järgmise nädala lõpus see nii-öelda ära võtta. Jah, Sillamäe kuld siis selles suhtes, et kuld, mis neil võtta on, et pronks ehk siis maksimum, aga mõnes mõttes aeg-ajalt võidetud pronks võib maitsta ka paremini kui kaotatud hõbe või mida iganes. Spordis neid võrdlusi me teame väga palju, aga noh, üldjoontes võib öelda vist, et ilm on siin taaskord pööranud üpriski käest ära, et ma arvan, Marko, et tänase mängu kohta siin enam midagi tarka rääkida ei ole. Lõppkokkuvõttes tuleb ainult õnne soovida Sillamäe Kalevile, kes siin nendele ustavatele fännidele, kes vaatamata väga krõbedale sügisilmale, kus vihma sajab ja tuul puhub, on tulnud oma lemmikmeeskonda toetama, pakkus ikkagi väga ilusa etenduse, 6-0 võit Tammeka üle on väga märkimisväärne tulemus ja Sillamäe astus sellega väga suure sammu lähemale pronksmedalite suunas ja nüüd on taaskord kõik on nii-öelda enda teha, et järgmises voorus selgelt tegelikult nõrgema meeskonna vastu, Kalevi vastu võit ja on see pronksmedal kaelas. Meie omalt poolt kõikidele televaatajatele soovime siit Sillamäelt meretuulte linnast ilusat nädalavahetuse jätku ja tuletame veel viimase asjana meelde, et juba järgmine nädal on taaskord Premium-liiga TV6 ekraanil ikka vanal tuttaval ajal kell 13.45. Seniks aga kuulmiseni ja kohtumiseni. Nägemist!